Ivantšuk, ma olen taas elustamise instruktor. Ja siis kõigepealt tänan teid eelküsimustiku küsimuste vastamise eest, sellepärast sellest selgus, et kõige rohkem ebakindlust elustamisel tekitab just see olukord, kuidas me peame hindama, kas on vaja elustada või ei ole vaja. Ja täna me ei hakka läbime kogu elustamist teemal. Me teeme selle esimesed 60 sekundit elustamisel, keskendume sellele. Ja siis alguses tahaks niimoodi, et te kujundaksite ette sellist olukorda, et näiteks te astute ruumi ja näete siin inimest, kes lamab maas, põrandal ja keegi kõrval ei ole ja te ei tea, mida on vaja teha. Ei ole mitte mingeid informatsiooni. Ja ma annan teile 1 minuti, et te paarides arutleksite praegu teie tegevusi. Mida te teeksite alguses, mida edasi ja siis teie aeg. Pärast arutleme koos. Mida te teete? Millised mõtted on? Millised mõtted tulevad teil selles olukorras? Mida teeksite? Nii. Esiteks läheneda. Ja turvaliselt, et ta nagu... Väga hea, et alguses me vaatame, kas on ohutult üldse minu jaoks. Ohutust, siis lähenen edasi. Kes mida räägib? Kõnetan. Kutsun. Veel kord? Kutsun, et kas te kuulete mind? Aha. Tähendab, et vaatan, kas reageerib üldse. Kas ta üldse kuuleb ja kas ta on reageerib? Jaa, väga õige. Kui ta ei reageeri, siis proovin nagu ülast raputada. Jaa. Kas on? Väga hea. Siis kui ta on teadvuseta, siis me teeme. Ta ei reageerib. Ka ta hingab. Jaa, ongi õigus. Ja kui ta ei hinga, siis alustame südamemassaaži. 6-0-0-0. Ja alustame südamemassaaži. Praegu me räägime haiglavälistest olukorrast ja väga õige teil nagu kõik need sammud ongi. Ma annan teile sellise meelespea, mida te saate endale jätta. Aga vaadake, uued juhendid, mis meil eelmisel aastal Euroopa elustamisnõukogu poolt väljastatud, räägivad sellest, et alguses me vaatame teadvust, õige oli, ja pärast, kus inimene meil on teadvust ja me kohe kutsume abi, kohe helistame kiirabisse ja alles siis vaatame hingamist, kohe näitan, kuidas me teeme seda. Ja kui inimene meil ei hinga, me ei katsu pulsi mitte midagi, meil piisab sellest, et me kahtleme, et hingamist ei ole, me kohe hakkame teda elustama ehk tema südamemassaaži. Ja praegu ma näitan teile selle demo versiooni, kuidas me seda üldse teeme, et pärast te saate ise 1 minuti nagu seda läbi mängida. Nii lähenen, vaatan ringi, et oleks ohutu minu jaoks. Kas pöördun selle kannatunu poole, kas te kuulete mind, kõik on korras, ei saada seda sõnalist kontakti, raputan ka kuidagi minu poole ei reageeri, kohe helistan 112, panen seda kõlari režiimi, et mul käed jääksid vabad
ja siis edasi kontrollin hingamist. Kuidas ma kontrollin hingamist? Ta on selili, kõva alusel, põrand väga hästi sobib ja natuke kaalutan pead tahapoole, vaadake, kuidas ma seda teen. Üks käsi on laual, teine käsi niimoodi tõmbab lõõk ülesse ja sellises asendis ma vaatan selle rinnaku peale, kas rindkeera mul tõstab või ei. Kui on mingi jope väga nagu paks, siis ma paljastan natuke rindkeeret, et vaadata. Ja siis hingamisteed on avatud, super, ja vaatan. 10 sekundi jooksul annan endale selle aega. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ja vaatan, kas tõstab rindkeera või ei tõsta. Kui ei tõsta, siis tuvastan, et hingamist ei ole, hakkan kohe seda südamemassaaži tegema. Kui tõstab vähemalt 2 korda, see tähendab, et hingamist on efektiivne ja mitte midagi ei ole vaja teha südamemassaažiga, aga ma olen sellel ajal ka kõne teel selle häirekeskusega ja ta ka saab mind kuidagi ühendada. Ja praegu ma väga palun teid, see sama olukord, lihtsalt inimene laabab ja te astute ja ei tee mida teha, et te lihtsalt mängiksite läbi selle olukorra. Ma proovin, ma palun, et igaüks teid nagu hakkaks sellega tegema, kes on kõige julgem.